Enne vanasti elas väga töökas ja tubli peremees. Ainult üks viga oli tal juures. Ta armastas alati kurja vanduda. Kord, kui see väga töökas ja tubli peremees linnast tulles ja kõrtsis väikest puhkust pidades ivakese viina võttis, tallas kõrtsi ukse ees ootav hobune ohjad jalge alla. Tubli ja töökas peremees sai hobuse peale vihaseks ja kärkis. Või ohje sõnnikusse tallamas, et kurat su koristaks sa mõistmatu lojuse loom. Seadis siis sassi läinud ohjad jälle korda ja hakkas koju sõitma. Tööka ja tubli peremehe tee viis metsast läbi. Parajasti, kui ta oli viimaste puude vahelt oma koduküla Karjamaale jõudmas, astus ta ette äkki tõmmu taat, teretas lahkelt ja ütles. Kulda väärt inimene oled, vennas. Tuletad ka mind vahetevahel meelde. Näe, tulengi praegu oma hobust koristama. Sulle pole ta ehk tõesti teab, mis väärt. Minule, kehvale mehele, kõlbab ta veel küll ja küll patuste hingekeste kokkuvedamiseks. Kuidas? Tuled oma hobust koristama? Mihukest hobust koristama? Kuhu koristama? Küsis töökas ja tubli peremees üllatunult. No seda hobust ikka, mis sul seal aiste vahel. Ütlesid ise kõrtsi juures, et kurat su koristaks, sa mõistmatu lojuse loom, seletas mees lahkelt. No, ega sina ometi, kohkus töökas ja tubli peremees. Kus, ära seda valjusti ütle. Mina jah, just minapse olengi, ütles võõras naeru kihistades. Töökas ja tubli peremees kohkus lausa külmaks, siis aga kogus end jälle, püüdis naeratada ja ütles. Mine nüüd, see oli öeldud ju niisama suu soojaks. Ega maas ometi tõsiselt oma vana truud ruunakest kellelegi taha ära anda. Võõras mees raputas pead. Vale, ütles ta. Kui õige mees midagi lubab, siis ta seda lubadust ka peab. Ainult see uhke isand, kes üleval taevas elab, tema üksi on arvamisel, et ta võib sõnani anda kui murda. Aga kes oleme meie, et me nõnda tühja tuult võiksime ajada? Ei, vennas, meie oleme ainult väikesed lihtsad töömehed. Meie peame ikka ausaks jääma. Noh, kobi vankrilt maha. Seda sa mulle ei lubanud ja see vea ise enda järel koju. Mina võõrast ei taha, aga oma ei kavatse kah jätta. Töökas ja tubli peremees hakkas nüüd päris härda häälega paluma. Anna andeks, kallis kurat. Ma edaspidi enam tühja tuult ei aja. Oled ise kõike teadja mees, kuuled ja näed iga asja. No ütle mulle, ole hea, kuidas ma ilma ruunakeseta veel oma suurt perekonda toidan? Kuidas lastele ihukatet ja jalavarju teenin? Kuidas ja kuidas? Mis see minule korda läheb? Rakenda või vasikas adra ette, vea või koeraga hein ja haod koju. Mina võtan oma. Sina katsu kah, kuidas sa ilma võõra varata läbi saad. Heitis kurat käega. Ole ikka halastaja, ära ole nülgija. Või küsi midagi muud, aga jäta hobune alles. Võõras taat muutus tähelepanelikuks. Tal oli nähtavasti hea meel, et teda nõnda palutakse. Ta jäi mõttesse, kratsis tasapisi habet ja ütles viimaks. Nojah, õige see ju on, et sul ilma ruunata kehvad päevad tulevad.
ja kohe hoopis sõbralikumalt. Tubli, vennas. Jätän su hobuse koristamata, aga seda ainult ühel tingimusel. Ja pea meeles, kui sa seda tingimust ei täida, tulen jalamaid oma võlga sisse nõudma. Noh, kas oled nõus? Olen, ütle ainult, mihuke see tingimus on, küsis talumees. Minu tingimus on niisugune, et söödad kõhud täis minu 2x10 kaupa saadetud sugulastel, ütles kurat. Töökal ja tublil peremehel oli üsna jõukas talu ja ta mõtles rõõmsalt. Kokku 20 kõhutäit. Noh, sellega saame hakkama. Ja leppisidki omavahel kokku, et vanakurat saadab oma sulased peremehe lauda juba samal õhtul. Kuid koju jõudes muutus tööka ja tubli peremehe meel hoopiski halvaks. Tulid talle ju meelde kõik need jutud, kus kõneldi maa-aluste meeste hirmust suurest isust ning võimest ühe ainsa sõõmuga tühjaks neelata terve leemepada. Mis su vaese vennikese jõukusest siis veel järele jääb, kui selliseid söödikuid ilmub majja äkki tervelt 20 hinge? Töökas ja tubli peremees nukrutses nõnda ja mõlgutas oma raskeid mõtteid. Ta selja taga aga läks samal ajal uks tasakesi lahti ja sisse astus katkenud 6 vana kerjus. Astus sisse, muigas habemesse, ütles. Tere, tere, peremees. No mis sinas nõnda nukrutset ja tigedat nägu näitad? Mina tulin selle lootusega, et saan su lauas kõhu sooja suppi täis süüa ja kannika leiba teelegi kaasa võtta. Sinu tuju on aga sihuke, et parem ära palugi. Perenaine, kata külalisele laud, hüüdis peremees. Sügavast savikausist suure puulusikaga paksu kapsasuppi ammutades käis katkenud vammuses kerjus jälle peale. No räägi, ära varja midagi, ehk saame sind kuidagi aidatagi. Töökas ja tubli peremees jutustas ära kogu oma õnnetusloo. Kui ta viimaks lõpetas, äigas katkenud 6 kerjus suu varrukaga kuivaks, naeris ja ütles. Ära nugrutse, asi pole nii hull. Maa-alune vürst on minu vana vimmamees. Mina ise olen aga pikritaat ja minu võim käib tema võimust üle. Ootame, kuni ta sulased siia jõuavad. Eks siis vaatame, mis nendega peale hakata. Pisut hiljem kargaski uks ühes hingedega eest. 10 maailmatu suurt mehemürakat tormasid käratsedes ja kolistades tuppa. Tormasid käratsedes ja kolistades tuppa, istusid laua ümber, peksid rusikatega vastu lauda ja möörgasid üksteise võidu. Too vili välja, too rukist, too nisu, too otri, too kaeru. Katkenud 6 kerjus naeris oma nurgas. Ah, teie need seni nägematuks jäänud viljanärijad oletegi. Olge, kellels midagi selle vastu. Aga olge siit peale ikka nähtavad, nagu kõik muudki olevused ja ilusad väikesed, kes igal pool ringi jooksma mahuvad. Ja hüütagu teid siit peale hiirteks. Ning 10 suurt mehemürakat muutusidki kohe 10 tillukeseks viiksuvaks piiksuvaks hiireks.
kellele peremees iga ühele vaevalt näputäie kuivi viljateri ette andis. Läks veel veidi aega mööda, kui ukse piitasid tappidest välja murdes tormasid majja 10 veelgi suuremat mehemürakat, istusid laua ümber, hakkasid rusikatega vastu lauda põrutama ja aina röökisid. Liha! Too liha lauale, peremees! Too lehmi, too lambaid, too vasikaid, too sigu! Elavalt, peremees! Too liha elavalt lauale, peremees! Katkenud 6. kerjus ütles jälle oma nurgast, ikka kõhinal naeru kihistades. Siis teie need nägematuks jäänud loomamurdjad elukad oletegi. Olge, mis kellelgi selle vastu, aga olge seda ikka nähtavalt ja saage ikka viisakalt väikeseks. Ja siit saadik hüütagu teid kassideks. Ja maiusroaks olgu teile vaat see elav liha seal. Ning katkenud 6. kerjus näitas nende sõnade juures silmapilkselt kassideks muutuvatele kuradisulastele hiiri, kes põgenesid kohe mööda urgel laiali, kuhu aga keegi sai. Nõnda sündisid maailma esimesed hiired ja esimesed kassid. Pärinevad küll mõlemad põrguvürsti leibkonnast, aga ei mäleta seda enam ei ühed ega teised. Hiired kardavad kasse nagu oma kõige suuremaid verivaenlasi. Kassid murravad maha ja söövad iga hiire, kes nende teele satub. Kurat aga tööka ja tubli peremehe hobust koristama ei ilmunud ja töökas ning tubli peremees ei pakkunud oma ustavat abimeest talle ka enam iialgi.